Thank you, sisters, for these powerful and Suur tänu, õed, selle võimsa ja inspireeriva sõnumi eest. beautiful choir here in the conference center and Suur tänu selle imelise koori eest siin konverentsikeskuses. different generations of women join their On suurepärane näha neid erinevast põlvkonnast naisi. sisters. Minu armsad õed, Blessed disciples of kallid sõbrad ja Jeesuse Kristuse õnnistatud jüngrid. have this opportunity Mul on au olla koos teiega, to open another general et teha algust järjekordse Viimsaja Pühade Jeesuse Kristuse kiriku üldkonverentsiga. presidency and the 12 Järgmisel nädalal kohtub esimene presidentkond ja 12 apostlik foorum kõigi üldjuhtide ja abiorganisatsioonide üldjuhtidega ning meie ülemaailmse üldkonverentsi ülejäänud istungid toimuvad laupäeval ja pühapäeval. to President Thomas Olen ülimalt tänulik meie prohvetile, president Thomas S. Monsonile, for asking me to represent et ta palus mul esimese presidentkonna nimel kiriku õdedele kõneleda. as I contemplated what I Kui ma might say mõtisklesin selle üle, mida võiksin öelda, to the women jõudsin oma mõtteis tagasi naiste juurde, kes on kujundanud minu elu ja aidanud mul tulla toime surelikkuse väljakutsetega. decades ago Olen tänulik oma vanaema eest, kes otsustas aastakümneid tagasi oma pere mormoonide sakramendi koosolekule viia. single German lady Olen tänulik õde Evigile, vanemas eas vallalise saksa naise eest, kelle nimi on tõlkes igavene õde. and wonderful invitation Tema oli see, kes mu vanaemale selle julge ja imelise kutse esitas. Olen üliväga tänulik oma ema eest, kes juhtis 4 last teise maailmasõja rahutustest läbi. my daughter Mu mõtted pöörduvad ka mu tütre, lastelaste ja tulevaste ustavate naiste põlvkondade juurde, kes ühel päeval alles tulemas. grateful to my wife Ja loomulikult olen ma igavesti tänulik oma naise Harrieti eest, kes mind teismeeas ära võlus, biggest burdens of our kes kandis emana meie noore pere raskemaid koormaid, me as a wife kes seisab abikaasana minu kõrval is our ning kes armastab ja peab kalliks meie lapsi, lastelapsi ja lastelastelapsi. our home during both Ta on tugevdanud meie kodu and bad. She nii headel kui ka halbadel aegadel. Ta toob päikesepaisted kõigi ellu, kes teda tunnevad. I'm very grateful to Lõpuks all of you. olen ma väga tänulik kõigile teile, Full sisters miljonid ustavad õed kogu maailmas, who do so much kes on teinud nii palju Jumala kuningriigi ehitamise nimel. to you for the countless Olen teile tänulik lugematu arvu viiside eest, kuidas te enda ümberolijaid inspireerite, kosutate ja õnnistate. among so many daughters of Mul on hea meel olla nii paljude Jumala tütarde seas, kui me laulame laulu Olen Jumala laps. penetrate our heart. Tungivad need laulusõnad meile südamesse. Mõtisklemine selle tõe üle, et me oleme taevaste vanemate lapsed, aitab meil tunnetada oma päritolu, eesmärki ja ettemääratust. To remember that Hea on meeles pidada, et olete ja jäätegi Jumala lasteks. knowledge will carry Selle teadmise toel läbite te elus raskemad ajad will inspire you. ja saate inspiratsiooni tähelepanuväärseteks saavutusteks. However, Siiski, important to remember on tähtis meeles pidada, et olla taevaste vanemate tütar pole eristus, mille olete pälvinud ja millest võib ilma jääda. will always and Te jääte forever alati remain ja igavesti Jumala tütreks. Your heavenly Father has Taevasel Isal on teiega seoses kõrged ootused, divine origin, kuid ainuüksi teie jumalik päritolu divine teile jumalikku pärandit ei taga. God sent you here to Jumal saatis teid siia valmistuma suuremaks tulevikuks, kui suudate ette kujutada. the promised blessings of God. Õnnistused, mida Jumal on lubanud ustavatele, on hiilgavad ja inspireerivad. Nende seas on aujärjed, kuningriigid, valitsused ja võimud, võimupiirkonnad, nii kõik kõrgused ja sügavused. Ja nende võrratute õnnistuste väärimine nõuab enamat kui vaimne sünnitunnistus For these, või Jumala lapseks olemise liikmekaart. how do we attain them? Kuidas me neid õnnistusi saame? Savior has answered this question. Päästja on sellele küsimusele meie ajal vastanud. Accept ye
kui te ei püsi minu seaduses, ei küündi te selle hiilguseni, sest kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ülendusse. Võtke seepärast vastu minu seadus. Just sel põhjusel räägime me jüngri rajal kõndimisest. Me räägime Jumala käskudele kuuletumisest. Me räägime evangeeliumi järgi elamisest rõõmuga, kõigest oma südamest, meelest ja hingest. Ja ometi pole mõnele meist Jumala käskudele kuuletumine alati eriti rõõmustav. Olgem ausad, mõni käsk võib näida raskem või mitte nii meeldiv. Käsk, millele lähenedes sarnaneme oma innukuselt lapsega, kelle ees on taldrik tervisliku, kuid samas vihatud köögiviljaga. Me sunnime end hambaid kiristades kuuletuma, et liikuda siis edasi meeldivamate tegevuste juurde. Ehk leiame end sellistel aegadel küsimas, kas meil on tõepoolest vaja kõikidele Jumala käskudele kuuletuda? Minu vastus sellele küsimusele on lihtne. Ma arvan, et Jumal teab midagi, mida meie ei tea. Midagi, mida meie ei suuda mõista. Meie taevaisa on igavene isik, kelle kogemused, tarkus ja arukus on lõputult suuremad kui meie omad. Lisaks sellele on ta veel igavesti armastav, kaastundlik ja pühendunud ühele õndsale eesmärgile, milleks on tuua inimesele surematus ja igavene elu. Teisisõnu, ta mitte ainult teab, mis on teie jaoks parim, vaid tahab innukalt, et te teeksite enda jaoks parima valiku. Kui te usute seda oma südames, kui te tõepoolest usute, et meie taevase isa suur eesmärk on tema laste ülendus ja hiilgus ja et ta teab kõige paremini, kuidas seda teha, kas siis poleks mõistlik võtta omaks tema käsud ja järgida koguni neid, mis näivad rasked olevat? Kas me ei peaks pidama kalliks valgussambaid, mis ta on andnud, et juhatada meid läbi pimeduse ja surelikkuse katsumuste? Need ääristavad meie taevast koduteed. Kui te valite taevase isa teeraja, laote te jumaliku vundamendi oma isiklikule arengule Jumala tütardena, mis teid kogu elu jooksul õnnistab. Arvan, et ühe väljakutsena kujutame endale ette, et Jumal on kõik õnnistused taevas suure pilve sees lugu taha pannud. Ja kui me ei vasta mõnele tema kehtestatud rangele isalikule nõudele, keeldub ta neid meile andmast. Kuid käsud ei ole üldse sellised. Tegelikkuses laseb taevane isa pidevalt õnnistustel meie peale sadada. Kuid meie hirmud, kahtlused ja patud takistavad vihmavarju kombel neil õnnistustel meieni jõuda. Tema käsud on armastavad juhised ja jumalik abi vihmavarju sulgemiseks, et taevaste õnnistuste pidev valang saaks meieni jõuda. Me peame leppima, et Jumala käsud pole pelgalt pikk nimekiri häid ideid. Need pole internetiblogist pärit eluks vajalikud vihjed või Pinteresti motivatsioonitsitaadid. Käsud on igavestel tõdedel põhinevad jumalikud nõuanded, mis on antud selleks, et tuua rahu selles maailmas ja igavese elu tulevases. Meil on seega valik. Ühelt poolt pakutakse meile maailma arvamust, üha muutuvate teooriate ja kahtlaste motiividega. Teiselt poolt on meil võtta Jumala sõna tema lastele, tema igavene tarkus, ta kindlad lubadused
ja ta armastavad juhised, et naasta tema juurde hiilguses, armastuses ja ausaras. choice is Valik on teie. the creator of the seas. Merede liiva Endless stars ja lõputute tähtede looja sirutab just täna oma käed teie poole. He's offering the Ta grand pakub recipe suurt for õnne, happiness, rahu ja igavese elu retsepti. to qualify for these glorious Selleks, et olla nende hiilgavate õnnistuste vääriline, peate te olema alandlikud, rakendama usku, võtma enda peale Kristuse nime, otsima teda sõnas ja teos resolutely ning kindlameelselt as a witness seisma kui Jumalat tunnistajad at all times. igal ajal ja kõiges ja kõikjal. Once you understand the true Kui te nature kord mõistate Jumala ja tema käskude tõelist olemust, mõistate te paremini ka iseennast ja oma olemasolu jumalikku eesmärki. of this, Sellega patient for teie motivatsioon käske järgida muutub ja teie südamesooviks saab evangeeliumi järgi rõõmuga elada. for example, Näiteks neid, kelle jaoks on kiriku koosolekutel käimine üks personal way isiklik võimalus, kuidas suurendada armastust Jumala vastu, leida rahu, ülendada teiste meelt, otsida vaimu ja pühenduda üha uuesti Jeesuse Kristuse järgimisele, find ootab ees far richer palju rikkalikum kogemus kui neid, kes pelgalt kulutavad aega kirikupingil istumisele. sisters. It is Õed. very important that we attend our Sunday meetings. Pühapäevastel koosolekutel käimine on väga tähtis, kuid ma olen üsna kindel, et meie taevast isa huvitab palju rohkem meie usk ja meeleparandus kui kohal käimise statistika. Here's another example. Toon veel ühe näite. Mother of two Üks 2 väikese lapsega üksikema haigestus hiljuti tuulerõugetesse. wasn't long. Loomulikult ei läinud kaua, kui ka tema lapsed haigeks jäid. Task of caring for herself Iseenda ja 2 väikese lapse eest hoolitsemine käis selle noorele emal praktiliselt üle jõu spotless house ja selle tulemusena oli muidu laitmatu kodu sassis ja segamini. a dirty dish Kraanikausis piled up in the sink, oli virnade viisi musti nõusid piled up. ja kõikjal mujal olid pesuhunnikud. Struggling with crying children, Heideldes parasjagu nutvate lastega ja ka ise nutta ihates came at the door. koputati uksele. It was her visiting team. Seal olid tema külastusõpetajad. They could see the young Nad mother's nägid noore ema ahastust. house, Nad nägid tema maja, tema kööki. hear the cries of Nad kuulsid laste nuttu. now. If these sisters Kui neid õdesid oleks huvitanud vaid igakuise kohustuse täitmine, they might have handed the oleksid nad ulatanud sellele emale taldriku küpsistega, maininud, et tundsid temast möödunud nädalal abiühingus puudust ja öelnud midagi sellist nagu anna teada, kui me midagi teha saame. then they would have cheerfully Seejärel been on their oleksid nad way. rõõmsal meelel minekule asunud tänulikena, et nende külastusõpetus taas 100% tehtud sai. These sisters were true Õnneks disciples. olid need õed Kristuse tõelised jüngrid. Their sisters Nad märkasid oma õe vajadusi many talents ning võtsid appi oma mitmed anded ja kogemused. cleared up the chaos. Nad koristasid segaduse, Into the tõid koju valgust ja selgust ning helistasid sõbrale, et ta tooks mõned vajalikud toidukaubad. they at last finished Kui nad lõpuks oma töö lõpetasid ja head aega ütlesid, oli noor ema pisarais. tears of gratitude. Need olid tänu ja armastuse pisarad. From that moment on, Sellest hetkest peale mother's opinion, muutus selle noore ema arvamus külastusõpetajatest. I know, she said, Ma tean, ütles ta, I'm not just et ma pole pelgalt linnukese märk kellegi tegemist ootavate tööde nimekirjas. teachers Jah, need to be faithful, külastusõpetajad peavad tegema ustavalt oma igakuiseid külastusi, missing the nii et kellelgi ei jääks tähele panemata kõige tähtsam, mis selle käsu taga peidus on, milleks on armastus Jumala ja ligimese vastu. commandments and our Kui suhtume Jumala käskudesse ja tema osasse tema kuningriigi ehitamisel kui millessegi, mida tegemist ootavate asjade nimekirjast maha kriipsutada, ei saa me pihta jüngriks olemise tuumale. Me jääme ilma kasvust, mis tuleb, kui the commandments of elada rõõmsalt taevaisa käskude järgi. walking in
Jüngrirajal käimine ei pea olema mõru kogemus. See on magusam kõigest magusast. See ei ole koorem, mis meid rõhub. Jüngriks olemine on vaimu ülendav ja südant kergendav. See inspireerib meid usu, lootuse ja ligimese armastusega. See täidab meie vaimu pimedal ajal valgusega ja kurval ajal rahulikkusega. See annab meile jumalikku väge ja kestvat õnne. Mu kallid õed evangeeliumis, olge te siis 8 või 108 aastased. Ma loodan, et te tõesti mõistate ja teate ühte asja. Teid armastatakse. Te olete oma taevastele vanematele väga kallid. Valguse ja elu lõputu ja igavene looja tunneb teid. Ta ei unusta teid. Jah, Jumal armastab teid nii väga täna kui igavesti. Ta ei oota oma armastusega, kuni olete saanud jagu oma nõrkustest ja halbadest harjumustest. Ta armastab teid täna, mõistes täielikult teie heitlusi. Ta on teadlik, et te siiralt ja loodusrikkalt tema poole palvetate. Ta teab, mil olete haaranud kinni tuhmuvast valgusest ja uskunud. Ka siis, kui läheb üha pimedamaks. Ta teab teie kannatusi. Ta teab, kuidas te kahetsete, kui pole teinud piisavalt või olete ebaõnnestunud. Ja ta armastab teid ikkagi. Jumal teab teie õnnestumisi. Ja isegi kui need tunduvad teile väikestena, tunnistab tema neid ja need kõik on talle kallid. Ta armastab teid selle eest, et te end teistega jagate. Ta armastab teid, et ulatate teistele sõbra käe ja aitate neil kanda raskeid koormaid. Ka siis, kui näete vaeva omaenda koormatega. Ta teab teie kohta kõike. Ta näeb teid selgelt. Ta teab teid sellisena, kes te tegelikult olete. Ja ta armastab teid täna ja igavesti. Kas te arvate, et meie taevast isa huvitab, kas teie meik, riided, juuksed ja küüned on täiuslikud? Kas te arvate, et teie väärtus tema ees muutub vastavalt teie jälgijate arvule Instagramis või Pinterestis? Kas arvate, et ta soovib, et te muretseksite või masendusse langeksite, kui keegi teiega Facebookis või Twitteris enam sõbrustada ei taha? Kas arvate, et teie väline veetlus, teie kleidi suurus või populaarsus muudavad vähimalgi määral teie väärtust tema ees, kes lõi universumi? Ta armastab teid mitte üksnes seetõttu, kes te just täna olete, vaid ka selle hiilguse ja valgustatuse tõttu, mille võite ja soovite saada. Te ei suuda ettegi kujutada, kui väga ta tahab, et täituks teie ettemääratus, et naaseksite auväärselt oma taevasesse koju. Ma tunnistan, et selle tegemiseks tuleb teil panna isekad soovid ja vääritud püüdlused ohverduse ja teenimise altarile. Õed, lootke Jeesuse Kristuse päästvale väele. Pidage tema seadusi ja käske. Teisisõnu, elage rõõmuga evangeeliumi järgi. Minu palve on, et tunneksite oma elus uuel ja laiemal määral ilusat Jumala armastust, et leiaksite usku, sihikindlust ja pühendumust Jumala käsud selgeks saada, varandused oma südamesse talletada ja elada rõõmsalt evangeeliumi järgi. Luban, et seda tehes avastate te parima mina, oma tõelise mina. Te avastate, mida tähendab tegelikult igikestva Jumala kõige õigemeelsuse issanda tütar olla.
tunnistan sellest ja jätan teile oma õnnistuse issanda apostlina, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.